minul on jooksmisega armastuse vihkamise suhe. See tähendab seda, et kui jääb pikk vahele, siis oi, kuidas ma seda vihkan, seda alustamist. Ja siis, kui juba jooksed, siis on armastus selle vastu suur ja selleks, et minu armastust nüüd uuesti jooksmise vastu üles äratada, on mul siin täna Martin Mooses, kes räägib minuga jooksmisest ja kuidas alustada niimoodi, et sa ei hakka seda jooksmist mitte vihkama, vaid tekiks armastus ja püsiv. Tere, Martin! Tere! Räägi mulle esiteks seda, mis on see kõige esmane asi, mis mul peab olema või siuke emotsioon, et alustada jooksmisega? Kõige esimene on see, et sa isegi ei pea alguses mõtlema, et sa tahad joosta, vaid et sa tahad liikuda, sa tahad tervislikult liikuda. Ja see on just eriti olnud alustajal, et kui sul on, sa ei ole varem jooksmisega kokku puutunud, aga motivatsioon, et ma tahan väga joosta. Ja sa lihtsalt jälgid oma motivatsiooni, sa lähed jooksma, siis väga tihti juhtub see, et sa nädala jooksul teed treeningud, teine nädal on juba päris valus ja siis sa lõpetad jooksmise ja oledki täpselt samas kohast tagasi, kus enne motivatsiooni ei ole, ei taha liikuda. Oluline on niisugune samm-sammult edasi liikumine, et isegi kui sa tahad joosta, sa võid alustada kõndimisega, seal järgmine aasta ongi kõndimine, jooksmine, vaheldumisi ja siis järk-järgult, kuni sa jõuad regulaarse jooksutreeningu juurde. Et kindlasti ei ole oluline see, et sa alguses peaksid kohe jooksma hakkama, vaid pigem peaks soetama, et väga rahulikult kõnd-jooks vaheldumisi ja siis seejärel suurendad jooksu osa järk-järgult. Räägime varustusest. Peavad olema olemas, ma eeldan tossud siis või vähemalt jooksu jalanõud. Et kas nende valikul on mingeid nõudeid või kriteeriume, et nad peavad mahtuma hinna vahemikku või siis olema selle firma omad või punased, rohelised, sinised? Väga suur ja hästi lai valik on erinevate ossa. Põhiline kriteerium on see, et see peaks olema sinu jalatüübi järgi. Ehk et kui sa jalga väga palju väliskülje pealt paned, siis vastad sellele jalatüübile, kui see on lamenenud pöid, siis vastad sellele jalatüübile. Ülejäänud osas on see, et jooksujalangu peaks olema mugav, erinevad tootjad, erinevad firmad pakuvad täpselt samadele jalatüüpidele neid jooksujalangusid. Ehk et kui sa ütled, et sul on lamenenud pöid, siis sa võid leida selle jooksujalanu nii ühest kui ka teiselt tootjalt. Teine pool on see, et hinnavahemik reeglina väga palju ei määra, et sinu jooksutehnikat see väga palju suur määral ei mõjuta. Mõned jooksujalanud on, mis on pehmemad, kes alustavad jooksmisega ja panevad jalga üle kanna maha, siis tõenäoliselt võikski selline pehme jooksujalanaga alustada. Hiljem on eraldi siis ka sellised jäigemad jooksujalanud õhema tallaga, et kes juba jalga paneb õigesti maha, siis ma igal juhul soovitan seda jooksujalanud kasutada, sellepärast et sellise väga pehmega jalg on väga hästi hoitud, ta muutub natukene laisaks ja erinevad pöia sellised lihased tahaks rohkem koormust saada ja siis võiks natukene võib-olla tasasema tallaga jalanu olla ja ka kergem võib-olla. Aga kas ma paljajalu võin joosta? Paljajalu võib joosta. Paljajalu on väga suur eelis võrres jooksujalanudega jooksmises selles, et isegi kui sa alustad, siis paljajalu joostes sa tehnika paned üsna kiiresti paika. Kui ma rääkisin just, et üle kanna jala maha panek, et sa võid jooksujalanus, sa teed seda, sa isegi ei märka, sa võid mitmeid kilomeetrit seda joosta. Kui sa lähed paljajalu jooksma, sa paar sammu paned üle kanna maha, aga siis saad aru, et valus on. Ja läbi valusa joosta ei taha ja automaatselt su keha on üsna tark, ta natukene muudab jooksutehnikat ja sa hakkad jalga õigesti maha panema. Paljajalu jooksmisel on probleem selles, et ei tohi alustada väga suuremahuliselt, et see võiks olla muu treeningu alguses või lõpus, et 2-3 minutit jooksed alguses paljajalu või siis treeningu lõpus ja seda järk-järgult suurendada. Aga ei tohiks niimoodi, et tänasest päevast ma otsustan, et nüüd ma olen paljajalu jooksja, ükskõik kui valus mul homme õhtul on, aga täna ma jooksen 10 kilomeetrit paljajalu. Ehk et see paljajalu jooksmine on see, et see on igal juhul kasulik, see tugevdab väga palju pöialihaseid, treenib pöida palju rohkem kui jalanõus jooksmine, aga seda ei tohi väga suure mahuga teha. Et jällegi järk-järgult seda treeningule tuua. Küsin pinnase kohta, kus ma alustan? Alustan ma metsal, asfaldil, liival, kruusal? Siin on võib-olla nii naljakas, kui see ei tundu, et pinnasel ei ole tegelikult väga suurt tähtsust, nii kaua kui sa õige tehnikaga jooksed. Kui jällegi tuleme tagasi selle jala mahapaneku juurde, kus üle kanna võetad jala maha, siis mängib pinnas suurt rolli. Ehk et alustaja reeglina paneb üle kanna jala maha ja siis võiks see pinnas olla pehme. Nüüd, kui su jooksutehnika on paigas, siis tegelikult need põrutused, mis su kehale mõjuvad, ei ole väga vahet, kas sa jooksed asfaldil, kas sa jooksed muru peal. Ja on ka teatud tingimused, kus
muru peal joostes see põrutus või löök võib isegi tugevam olla kui betoonil joostes, selle tõttu, et asfalt on tasane maa, kui sa jooksed sellisel ebatasaselt, sa ei tea täpselt, kus on lohud, kus on tõusud, siis see võib sind palju rohkem põrutada. Nüüd siis harrastajatel ongi soovitav alustada siis pehmelt metsarajalt, siis järk-järgult siis kruusateed juurde tuua ja kui sa oled jooksutehnika juba paika saanud, siis võib ka üsna julgelt nii-öelda aega-ajalt asfalti teha. Ja oluline on siis silmas pidada seda, et kui sul eesmärk on ikkagi osaleda näiteks maanteejooksuvõistlusel või maratonil, et sa alustad küll võib-olla spordiharrastajana, aga sa tahad mingit ka mõnes võistluse läbida, siis aeg-ajalt peaks sellel samal pinnasel siis proovima joosta. Ehk et kui sul on eesmärk joosta hooaja lõpus asfaldil pool maratoni või 10 kilomeetrit, siis ka treeningud, mis on natukene kiiremad, võiks aeg-ajalt asfaldil olla. Küsin pulsi kohta, on olemas tohutud pulsikella, pulsirihmad. Kas mul on seda kõike vaja või mis on see maksimaalne või selline hea pulsikiirus, millega võiks ja peaks treenima ja kuidas seda, ja kas mul on seda atribuutikat kõike vaja? Siin õige vastuseks see, et see muutub abistavaks siis, kui sa oled teatud tasemele juba jõudnud. Ehk et kui sa alustad, inimene, kes ei ole varem jooksmise kokku puutunud üldse tervisespordiga, siis alguses ei ole pulsikella selleks vaja, et oluline on see, et sa lihtsalt rahulikus tempos saad liikuda. Ja teatud samme edasi, et kui sa juba saad ühtlaselt joosta, sa ei pea ainult kõndimist, jooksust vaheldamist teha, et siis pulsikell tuleb abiks, et ta aitab sul seda koormust kontrollida. Alustajal on see, et kui sa ei ole varem jooksmise kokku puutunud ja lähed kohe 5 kilomeetrit jooksma, siis tõenäoliselt sul pulss on väga-väga kõrge seal. Kas sul see pulsikell on peal või mitte, see nagu pulssi ei mõjuta. Võib-olla ärevusest tõsta kõrgemaks ainult natuke. Nüüd, ja siis sinu treening peaks olema selline, et sa kuskil pool minutit või minut aega hästi rahulikult jooksed, selle aega küll pulss natukene tõuseb, aga seejärel sul on kõnnipaus, kus pulss saab alla kohe tagasi. Ehk et sa saad selle treeningu teha pool tundi, 40 minutit niimoodi, et su pulss ei ole püsivalt väga kõrgel. Su pulss küll kõigub, aga ta on ikkagi üsna madal. Nüüd, kui sa saad juba jooksvalt järjest joosta, et 5-6 kilomeetrit sa ei tee sinna kõnnipausidega ja sa suudad ka jooksutempot varieeruda, ehk et rahulikus tempos joosta ja kui kiiremas tempos joosta, et siis pulsimõõtur tuleb appi lähtuvalt eesmärkidest, millise intensiivsusega treening peaks olema. Nüüd, et on erinevaid tabeleid lähtuvalt vanusest, soost, sa saad arutada, et milline peaks minule sobilik treeningpulss olema, kui ma lähen treeningule, et kui ma jooksen, milline peaks pulss olema, rattasid veel natukene erinev ja nii edasi. Kõik need tabelid on sellised suhteliselt üldised või keskmise inimese välja töötatud, et keskmise inimese jaoks välja töötatud. Et tabelitest võetud pulss võib kokku minna sinuga, aga ei pruugi. Ehk et kui sa kodus arutad välja, et minu pulss näiteks jooksmisel peaks olema 150, aga lähed jooksma ja pulss jääb 130 juurde, siis sa ei pea nagu iga hinna eest tempot juurde panema, et saaks 150 kätte. Ehk et iga inimene erinev ja seal võivad olla väga suured varieerused pulsisagedustes. Ehk et ühele inimesele sobib või ta võibki joosta rahuliku jooksu pulsiga kuni 150, teine inimene, kellel on ka maksimaalselt pulsid madalamad, siis ka tema peaks seda pulssi rahuliku jooksu juures madalamal hoidma. Aga mis siis, kui mul hakkab pistma, mis see siis tähendab, et kas ma olen hinganud valesti või siis tempo on vale või pulss on vale või miks hakkab pistma? Pistmisel nagu väga kindlat ühest põhjust ei ole. Siin võivad olla mitmed erinevad asjad, mis selle mõju avaldavad, et üks on see, et kui sa alustad ikkagi treeningut rahulikult, teed nii-öelda sellise soendusosa, et siis tõenäoliselt pistma hakkab treeningu ajal on oluliselt väiksem. Teine on see, et kui sa juba näiteks võistluse ajal pistmist koged, siis see võib tulla sellest, et kui sa joogipunktis haarad joogi või mingi pikemal võistlusel sööd midagi, siis see võib tekitada seda probleemi. Et sa hingamise rütmi ajad sassi, laua pealt haarad kiiresti joogi, võtad lonksu, läheb natukene kurku, hakkad köhima ja siis see võib nagu seda mõju avaldada. Et oluline, millega nagu aitab pistmist vältida, ongi see, et sa teed korraliku soojenduse ette, et sa alustad rahulikult ja järk-järgult tõstad tempot. Teine pool on see, et siis võistluse ajal peaks nagu eelnev treeningutel ka läbi proovima, et kui sa nagu jood, et kas see tekitab mingit probleemi. Ja siis kolmas on see, et ei tohiks minna väga täiskõhuga treeningule, ehk et peaks olema selline väikene paus, mis nagu jooksu puhul on olulisem kui võib-olla rattasõidu puhul või rulluistamise puhul. Vot, seda ma tahtsingi küsida, see söömine, et mida ma siis enne jooksu söön või mis see aeg on, mis võiks olla siis see paus, et nojah, et ei lähe väga täiskõhuga ja väga tühja kõhuga, aga ja mis ma söön siis, putru? Täpselt nii, nagu sa tavaliselt harjunud sööma, et oluline see, et kui sa üldse spordiga või liikumisega alustad,
et siis see ei tohiks su elurütmi nagu sassi lüüa, vaid et sa peaksid selle liikumise käärse aktiivsuses suutma enda igapäevasesse ellu nagu sisse sulandada ja siis väikeseid muutusi tegema. Ehk et peamine, mille tähelepanu pöörata, on see, et kuskil ütleme tund kuni 3 tundi on see paus, mis võiks olla söömise ja enne treeningu algust. Ehk et see sõltub jällegi inimesest, et ükskord lähed tunni aja pärast, on valus, siis tõenäoliselt 2 päeva pärast tunni aja pärast enam ei lähe, vaid teed pausi pikema. Ja kui on võistlus või selline, kus osaled võistlusele, et siis see paus peaks olema veel pikem, sest ärevuse tõttu võib nii-öelda selline ebamugavustunne kõhus kiiremini tunda on. Ehk et see paus sõltub inimesest, et kuidas ta on harjunud. Ja toidu nagu koostise poolest on üldine reegel, et mida rasvarikkam või valgurikkam on toit, seda kauem kütust on. Seda kauem see seedimine võtab aega, ehk et seda pikem võiks see paus olla, enne kui sa treeningule lähed. Kui on süsiesikute rikas, siis see toit seedub natukene kiiremini ja sa saad veidikene varem treeningule minna. Kas ma pean jooksma minnes võtma veepudeli kaasa? Ei. Ei pea? Vedeliku tarbimine, see on selline, sõltub hästi palju tingimustest, kus sa jooksed, kui kõrge on temperatuur ja teiselt poolt milline nagu niiskus ja teine pool, et kui pikk see treening on. Ja nendest lähtuvalt siis sõltub ka see, et mida sa peaksid kaasa võtma, kas vee, kas see peaks olema spordijook, ehk siis kus on siis ka natukene mineraalaineid ja süüaisikud lisatud. Et üldine põhimõte on see, et kui treening on normaalsetes tingimustes siis, ja sa ei ole nagu võistlussportlane, siis sul ei ole vaja nagu vett eraldi kaasa võtta. Et sa võid küll treeningu lõpus janud tunda, aga sest ei ole midagi, sa oled koju, sa lõpud treeningu ära, sa jood, sa saad selle vedeliku tagasi. Nüüd, kui tegemist on juba võistlussportlasel, kellel 2 treeningut päevas, siis seal mängib see vedeliku tarbimine hästi suurt rolli, et kui sa hommikust treeningu teed ära, siis treeningu ajal sa peaksid tarbima vedelikku, et sa õhtuseks treeninguks oled võimalikult välja puhanud vedelikuvaru taastanud.